for this. Mille kõlas ja nüüd publik elab kaasa, absoluutselt. Nii, kohvrid tulevad kõva häälega juurde. Ja 3 kordust saab Kristil tehtud. Nii, ja nüüd on 3 kordust vaja tagasi maale. Ja siis saab esimene aeg kirja, mis on järgmistele naistele juba hea mõõdupuu võrdlemiseks. Ja tehtud. Märjutame Lillet ka veel. Lille kohe lõpetab. Robert saab tulla siia, öelda meile aja. Läheb Lille. Aire ja Marelin siis järgmine võistluspaar. Lille kõlas. Nii. Marelin alustab siin väga kiiresti praegu. Tuleb kohe 3. kordus. Nii, ja nüüd kiiresti tagasi Marelin. Korralikult lappi Marelin maha ilusti ja siis otse üle. Läks, korralikult lappi. Nii. 3, testi tagasi. Olema võistelma varasemalt praegu kogemus olemas, on enne võistelnud. Nüüd sõltub, kuidas talv möödunud on ja teame, et see on kõigile raske olnud. Sellest hoolimata naised võistlustules on ja praegu tuleb päris hea tempoga. Pool distantsi läbi on Marelin hetkel liider 24-44. Kindlasti üritab Ave praegu minna seda tulemust üle lüüa. Ja nii Erika tagasi kohe ka. Nii. Avel sooritus tehtud, esimene võistlusala. Ja läheb ergutab Erikat ka. 25-91 on Ave tulemus. Hetkel Marelin endiselt liider. Läheb, Erika, ei lase rehvi maha. Ei lase, lükka, tubli. Nii, ja viimane kordus. Oleme kaasa tubli. Erika, jõua ilusti. Põlv alla, hoia. Nii, tubli ja nüüd läheb juba oma langemisega. Aplaus. No nii. Võistluse kõlas, start on kõlanud, Mari on natukene saanud grafikese eest ära, ei ole midagi, Maarja maha ei jää. Hinda peale, nii. Tagasi nüüd ka Maarja, hästi läheb. Rahulikult regi alt kinni, Maarja ilusti, põlv alla, läheb hästi Maarja. Rahulikult kindla peale, tubli. Hästi läheb Maarja. Sõrm alla ja Mari lõpetab oma soorituse. Maarja üks kord veel. Hästi läheb Maarja, sõrm alla, nüüd põlv, lükka. Ja olemas, aplaus. Tubli töö. On kõigile raske, esimene lükatakse maha, nüüd on 3+3. Aga läheb kohe. Timo paneb siin praegu tempo peale. Väga hästi, tehniliselt väga hästi teeb. Tundub, et Timo on saanud talvel korralikult harjutada. Korralikult on ilusti rehviga kontaktis kogu aeg. Rehv ei laperda, kukub ilusti kohe lappi maha ja esimene tulemus on kirjas ja see saab olema kindlasti tänase päeval üks paremaid tulemusi. 22-70 ja kohe lõpetab ka Siim Süld oma soorituse. No nii, teeme aplausi. Tulemus ette teada, 22-70. Siin tuleb kohe tuleb panna tempo peale. Tulemus oli päris korralik. Timo Kuusemaa on saanud kindlasti harjutada, seda päris nii lihtsalt ei tee sellist sooritust. Aga siin praegu mehed mõlemad teevad ka päris hästi. Selline 30 sekundi tempo on mõlemad mehel olemas. Nii, Ulvar kohe lõpetab oma soorituse. Ja nüüd ka Alex. Mille kõlas. Künder on saanud
veel ära juba. Kolm tagasi teisele poole. Nii. Siin tuleb tagasi põlikumalt. Ei ole midagi, tähtis on jõuda lõpuni. 3+3 on vaja kokku teha. Nii, Silver on jõudnud poolele distantsi peale ja Günther nüüd lõpetab oma soorituse. Läheb Silver. Oli ilusti alla. Ilusti läheb, väga hea. Kinna peal nüüd, ei rabista, kinna peal uuesti. Rahulikult kulima, iga tule ilusti, hoia, ei rabista. Väga hästi läheb. Nii, ja viimane kordus, elame kaasa, publik. 6 kordus, 300 kilost rehti. Tehtud, aplaud. Ikka minema kõlab. Ja Raido. Kristo on krapp ees. Raido tuleb kohe järgi, väga võrdselt tulevad. Nii. 3 kordus tehtud. Väga võrdselt lähevad. Natukene on läinud kätte, hoidin kiiresti, sai teise korduse Raido kohe kätte. Ja nüüd 3. kordus ka ja no nii. Raido pani siin korraliku spordi praegu. Esimese kordusega ei saanud kohe sõrmi alla ilusti. Kõigil peaks olema võistluskogemus juba olemas, kel rohkem teil läheb ja meil on ka erinevad spordiala esindajaid siin. No nii. Huvi pool äärel siis Mikkel Keldoja, kes on Eesti crossfitter, võiks öelda, et Tartu CrossFiti klubist kohal. Praegu siis toimumas rahvarahvuskarjas käib väga hästi praegu minemas. Siin on raskused natukene suuremad, aga mehel sitkust on ja praegu läheb väga hästi. Tuleb kohe viimane kordus Miklil ja suugi ei jää Siim siin praegu maha, kes ka eelmisel aastal kaasa lõi rahvarammusarjas. Nii et tulemused mõlemal mehel kirjas, keegi pole siiamaani hätta jäänud. Rahvarammusarja võitis. Aga nagu teame, siis igal ühel on see talv olnud erinevalt keerulised, kes on saanud trenni teha, kes mitte ja praegused mehed on siin ka väga võrdselt tulemas ja Joosep ka eelmise aastal lõi kõik kaasa rahvarammusarjal tegi väga häid tulemusi. Alarid on jälle krampikes ette läinud Joosepist, aga see ei tähenda veel midagi. Siin nägime, kuidas mehed võtsid jälle tagasi sekundeid. Läheb, Alar viimane kord, mõlemal mehel viimane kordus, no nii! Ja Alar Krampik, kes ennem lõpetas, nüüd ka Joosep. No mis sa ütled, et sõltub ikka sellest, kui hästi selle rehvi kohe kätte saad, selle sõrme sinna mustri taha. Y'all ready for this? Võta ühe käe otsas 45 kilogrammi, distants 15+5 meetrit ja nüüd näete, kokku 90 kilogrammi, kokku on 90 kilogrammi naistel käe otsas. Ei tundu just nii ju. Mehed vaatavad siukse näoga, et oleks mul kodus selline naine. Ei pea ju 5 meetrit üle joone kandma, võib kohe maha panna. Nii, Mille kõlas ja tempo läheb peale. 90 kilogrammi kätte otsas, praegu Maarja natukene eespool. Nii palju läheb tagasi, ruttu tagasi. Ja nüüd kogu kohvridele joone. Ja siin tuleb fotofiniš, kes oli. No nii. Uskumatu. Asja on see, et praegu jooksis tahtmine natukene ette. Ja nüüd tuleb kiiresti tagasi. Ai, siin on tempo peal. Oi, kui kiire, peasid liiga ei tee, aga sai juudas. Kas vahepeal võeti kettad maha või? Ale ja Mareli, vajad ette teada. Alla 14 sekundi peab jooksma, aga ei tohi kukkuda, kindla peale peab jooksma. Mareli paneb praegu suhtes. Esimene sõle. Uskumatu, 13 sekundit natukene peale, kui siin parim tulemus. 13-14. Kas Mareli ja üle joone ilusti ja nüüd on tehtud. Ei kukkunud Mareli ja tuleb kindla peale ka Ale üle joone. 12.69 Mareli tulemus.
et Kohver korralikult õige koha peale saab, aga nii, Siim saab natukene kiiremini minema. Olemas pool distantsi, Silver läheb rahulikult kindla peale ja Siim teeb siin päris hea tulemuse ette. Nii, järgmistele meestele on juba tulemus ees ja tuleb ka Silver, tule lõpuni, maha ei pane, kannata lõpuni ära, üle joone kindla peale. Läheb hästi ja olemas. No nii, tempo hea. Mihkel on natukene ees. Siin Silva natuke järje ja praegu on ette teada 16.13, nii kui esimene võistlala väga ülihästi just ei tulnud, Mihkel siis nüüd pani Mihkel Keldas iga tempo peale, et 16 sekundit üle lüüa, kohe saame teada, kas see ka õnnestus. Vile kõlas. Nii. Joosep Pink mees läheb küll väikse sammuga, aga kindlasti läheb. Ja tulemus on ette teada, et 14 ja 16 on need kaks paremat tulemust, kui saaks sinna kuhugi vahele. Nii. Joosepil on päris hea piirus. Aleks, tõsta üle, Aleks, tõsta üle. Nii, sellest just rääkisime ennem. See on kiire ala. No nii. Alar paneb siin tempo peale kohe, peaasi tasakaal ei lähe ära. Oluline teada ja nüüd ruttu tagasi. Ajad on ette teada. 14 sekundit on parim tulemus tehtud. See oli kiire ja nii. Nii, Vile kõlas ja mehed panevad tempo peale kohe. Krista võtab natuke rahulikuma sammuga, ettevaatlikult, peaasi, et tasakaal ära ei lähe. Günter paneb natukene kiiremini, pikem samm on Günteril, aga peaasi, et tasakaal ära ei lähe ja mõlema tuleb päris hea tulemus. Nii. Väga võrdse, ai. Näidab kukandada ja kistab Timosin graafikase ette, oi kui, ai. Y'all ready for this? Tehtud. Erika jää suugi maha. Läheb Erika. Tõuka, suru. 5 kordust tehtud. 10 sekundit jõuad veel, Maarja ühe korra. Läks, kindla peale, rahulikult tõuka. Suru lõpuni, suru. Nii, tubli. Erika jõuab ka veel. Kohe lõpp, aeg sai läbi nii. Jäi natukene ajast puudu. 6 kordust. Vilja 6 kordust on juba olemas, me tahame ühe rohkem tegema, kui tahavad siin punkte võita, muidu lähevad punktid jagamisele. 10 sekundit! Hoia ilusti, jah. Robertil on ennem ära, kui nad on paralleelselt. Väga ilus. Jõuad veel. Aeg, okei. Väga hea. Teeme aplausi. 9 kordust on praegu tehtud, Pavel. 10 kordust ja nüüd kui 1 kordus veel läheb praegu uueks liidriks meil. Pavel. 11 on tehtud. Hästi. Nii. Ja aeg sai läbi. Kristi sai ka tulemuse. Kristi võitles seal kõvasti võitles selle palliga. Mõlemal 10 tehtud, 12 kordust on parim. 15 sekundit on jäänud. Nii, Karel surub. 12 ühe jõuab meil peale. Viimane korralik tõuge. No nii, oi siin oli tõsine. Mis sa esimese surumist tegid? Siin oli raske isegi järge pidada. No kõrvad juba erutatakse, et pärast kodus puhkad, nüüd tuleb anda kõik endast, mis on. Silver võitleb kõvasti. Läheb.
2 kordust on Silveri kirjas, igal juhul nulli peal ei ole, 80 kilogrammi palli raskust. 12 on Aleksile kirjas juba. veel. Üks veel on sama tugev kui tüdrukud. Jõudis aega, ei jõudnud. Ei jõudnud. Teine Siim ka, võitleb hästi. Vanema mehel on raske, publik elab kaasa. Ma ennustan, üks Siim võidab praegu selle võistluse. Üks Siimidest võidab. Läheb. Nii. 5 sekundit on jäänud. Tuntud Tartumaa diskor, DJ, nii et crossfitter ja DJ koos, aga üks ameti välist teistel. Ära tood jalad käes ühele joonele kokku. Et mehi ühendab ikkagi jõualade tegemine. Allas kungimise tehnikat. Korralikult Mihkel ka põlved sirgu ja läheb üles. Hoia, tubli, ilus puhas sooritus. Kristo surumise jalg kõrvale, Kristo ka. Tehniliselt teid karistab kohtunik kohe ära, kui te tehniliselt korrektselt ei tee. Ei loe, 7. Nii, tuli karistus ära ka. Ei taha niisuguse tõstet keegi teha. Läks Mihkel liikme, pärast puhkab Mihkel, tööta niimoodi vaeva. Läheb Mihkel. Korralik kõlge kinna peale. Tuleb! Hoia. Tubli. Tuleb tee! Läheb jõuab Mihkel. Üks tõste veel, jõuab Mihkel. Korralik kõlge. Ai! Hoia. Olemas. Nii. Nii vähe. Jõuad veel, pärast puhkad. Nii. Jõuad! Joosep ei tee rohkem. Ei jõua rohkem, ei proovi ka. Mitu kordust ei. 3 kordust. Tule! Veisi! 9. Nii. Alar on natukene ette läinud. Kasutab ka seda põlvede pealt või kõhu pealt rebimise tehnikat. Kui on võhma, on hea, siis tuleb tempot anda. 7. Nii. 8. Alaril on hea tempo. 9 kordust on mitu meest. 9. 9 kordust, järgmine on 12. 10 kordust, siis on vähemalt teise koha. 30 sekundit! 10 kordust on tehtud Alaril, 2 meest on tagant veel tulemas, seda ta teab. 11, Aleksi 12 on praegu ohus. 12, 80 kilogrammi, 12 kordust ja 13 kordust, uus liider on praegu Alar. Vähemalt 3. koht sellelt alatud Alaril. 10! Nii, aeg sai läbi. Tubli. Raido sai nüüd nõksu selgeks, hästi läheb Raido. Timol on praegu hoog sees. 13. Nii, 13 oli parim tulemus. Alar tegi 14. Alar tegi ka 14, aga viimast kordust ära löödud, kui ta oli pea peale võetus korraks. See on juba rahvas teie jaoks, 15. Nii, aga 16, et Tartu on koju saada, Timo on 16 vaja teha. Ei tee, või jalgsi läheda. Üks veel, muidu pead minema jalgsi, Timo. Siit kõrvalt näidatakse, et 16 vaja teha. No mõni mees saab. Y'all ready for this?
käed on koti peal, jah, käed on koti peal ilusti. Ville kõlas, nii, 40-kilone kott sülle. Ja Maarja paneb juba hooga minema, Erika ei jää nüüd maha, saab natuke läheks Erika rohkem aega, et see kott sülle saada. Siis peab vaatama, et kindlasti jalg puutub joone. Nii, paneb mati peal ilusti püsib. Nii, väga hästi, kohtunik ütleb, kas on okei ja nüüd on natukene raskem kott, see 60-kilone. Nii, kott korralikult sülle, Maarja sööb käed alt ilusti ära ja läheb rahuliku sammuga. Nii, Erika ka, keri sülle ilusti ja käed ümber Erik ilusti, seo käed ära, võtta ilusti põlle peale, siis seo käed ära, tõmba üles poole. Rahulikult, tõsta põlle peale. Ja, ei ole midagi. Korralikult sülle tubli, lase üle nii pidi, just hästi Erika, seo käed ära ja tõsta. Mati peale kott Maarja, nii. Seo käed ära Erika ilusti. On nii ja vaikselt mine vaikselt. Kui väsid ära vahepeal puhka põlle peal, aga ära maha lase kotti. No ergutame Erikat, lähe. Jõuad. On väga distantsi läbi selle rassa kotti. Veel 10 sekki kontrollaeg. Nii. Jalgjoone tubli, tule tagasi. Hästi läheb. Nii. Nüüd on juba raskem üles tõsta, abimehed. Treener, noh, ütle midagi. Igaks juhuks võtta baasel. Ei kannatada ära. Hoidmine ei puudu. Nii, Ville kõlas. Ja nüüd läheb jook. Ai. Ettevaatlikult. Siin Kristi jooksis natukene tahe eest ära, aga ei ole midagi. Nii need kogemused tulevad. Igal juhul. Tempo on hea, Lille võtab nüüd kohe 60-kilose. Pane ilusti Kristi sinna, hoiab väga hästi. Nüüd 60-le, sülle ilusti, rahulikult, kott tasakaalu ja siis sülle. Lille ka, kott tasakaalu. Kristi saab koti kätte juba vaikselt. Nii, vaikselt liikuma, jah. Lille, saad Lille, rahulikult. Käed alla. Siis kott sülle, nii, hoia. Jookse nüüd, jookse! Nüüd sai Lille kott ilusti sülle. Hoia Lille ilusti ka. Maha ei lase uuesti. Kristi tule jälle. Ei lase, ei. No nii. Tõsta mati peal ilusti. Ja nii. Oi. Siin oli korralik võitlemine iseendaga. Kristi veel aega on või? Läheb Kristi kott sülle. Praegu Maarja tulemus oli 49-22, siis Lille tuleb 55-56, nii et Maarja on endiselt juhtimas seda võistlusala. Aga Kristil jääb sinna, teeme aplausi Kristile. Heitlus käib ja järgmisena Aire 19 punkti, Ave 21, nii et mõned punktised ainult vahed on, Lille tegi 55-56 ja oli 18 punkti. Nii et praegu saame siis kohe näha, et igal juhul 49-22 on parim tulemus. Ave saab praegu kotti ilusti ja juba liigume, seo käed ära ja läheb. Niimoodi praegu natukene siit maandab selle 60-kilose kotiga käed alla ilusti, käed alla, siis on kott sülle vaja saada. Avele jalgjoonel, Ave tuleb tagasi ja Aire läheb rahuliku sammuga. Ave tuleb ja paneb selle kotti ilusti niimoodi paika, et ei kukku maha ja saab tulemuse kirja. Ilusti jalg joonele tagasi. Nii, jalg on joonel, Avel. Tule, ei lase. 50 sekki läinud. Ja Ave teeb siit korraliku soorituse 42-36. Ave läheb juhtima praegu. Minut. Ja ilusti paika olemas. Valmis olla. Nonii, rahulikult Marelin. Praegu sai Mari kiirema stardi, jalg joonel. Ja rapsima ei lähe. Ilma peale, kott ilusti, mati peale, et püsib. Nii, hästi Marelin ka, sobib. Nii. Marelin korralikult kott sülle. Seo käed ära ilusti, Marelin, hoia ilusti. Ei lase maha. Liigu. Nii, igal juhul Mari on siin praegu ees. Ja väga kiiresti, kott peale, Mari. Kott ilusti peale. Raspõhi osa peab peale. Nii, igal juhul väga kiiresti Mari jooksis. Nii, ja nüüd ka Marelin lõpetas. Noit. Ai, siia vana peatlane mees. Kuulus Elva peatlane klubisse. Praegu mees on teinud kangi viimasel aastal rohkem, paneb siukse tempoga minema. Kott ilusti peale.
nii, Kott Päeva mehed ja nüüd läheb 90 kilone. Tempo on halastamatu siin mehed. No kurja. Siin tehakse praegu siuke aeg ette, et korralikult Kott Sülle kiiresti uuesti siin. Kott Sülle ja liigu ja nüüd tuleb Silver koos Kotiga. Nii. Kott oli. No see oli küll praegu, seda tahaks näha show motion variandis. Korralikult jalg üle. Olemas. No nii, Joosep on natukene eespool, pika sammuga pikk mees, Kott peab jääma peale. Juba on aru saanud mehed, et see viskamine kuigi aidata, 90-kilone Kott on suunes, Joosepi läheb pika sammuga. Ja jalgade nagu lõppama sinna siit, Joosep saab praegu. Ei kokku, no mis sa ütled? 1 sekund, 2 sekundit, 3 sekundit, 4 sekundit ja pane peale. Tõmba Kott peale just ja selleks 5 sekundit läks Joosepil praegu kaotsi. Oi, kurmine üll, no mis sa teed? See on see, kus tahe jookseb mehel eest ära. Praegu siis Aleksil 17 punkti ja Kristol 18 punkti. See, kes selle võidab, siis siin on igal juhul läheb omavahelises duellis jälle ettepoole. Tuleb Kristol suure hooga, Kott on peal, väga võrdselt lähevad. 1 punkt on meestel ainult vahet. Nii, Kristol on Kott süles. Nii, oleks natukene siin sätib korraks. Kohendas Kotti. Nii, olemas, Kristol on natukene eespool. Ja tuleb kohe, kui nüüd ei kuku, on kõik väga hästi. Pane Kotti ilusti peale. Ja... No nii. Kristo istus nagu ratshobuse seljas. Mikkel Keldo ja Günther Simenson. Meestel on pool punkti vahet. Günther on poole punktiga. Liht veel omakorda. Ja Elisson suhteliselt sarnased mehed praegu panevad koos ka. Ja erinevus on põhimõtteliselt selles, et ühel on pea kahe, teisel on noppa müts, muud erinevust ei näe. No nii, praegu on Mikkel siit kiiremini minema. Ei ole midagi, Günther juba tergi lõsti. Rapsima jätta, Günther, rapsima jätta. Kindla peale ei kuku Mikkel. Võta Sülle, tõsta kohe paika uuesti. Nii. Ja tuleb ka Günther. Ikka läks siin paar sekundit natukene Mihkli kaduma. Käed Koti peal. No nii. Ulvar ja Raido. Ahhaa. Siin tuli ära uus taktika, jäi kohe. Igal juhul, kohe saame teada, kas Ulvari see taktika õigustab, see osa oli hea. Nii, ja nüüd läks sulle. Me tahame võrdselt, 29 praegu parim tulemus, me tegime Mikkel Keldoja. Aga kas nüüd, ei, kellel on Kott peal, kellel ei. Ja nii. Mõlemal mehel oli serv natuke üle ja pidid Kotti kohendama ka. Timo on väga hästi kursis ka selle spordialaga. Päris juhuslikult mees siia sattunud, iga juhul nüüd läheb kiireks jooksuks. Alar on kiire jalaga, seda me teame, kas Timo ka suudab tempot pidada, praegu suudab. Timol on paar punkti edu Alaris. Praegu on mehed väga võrdsed, parim tulemus 26-44. Kas siin suudetakse võtta parimad tulemused? Nii, Alar saab Koti... No nii, Alar Leesmets 25-0-0 pani püstipidiselt selle Koti peale, vaidlust ei tekitanud ja nagu karikariiuli peal ilusti asetas selle 90-kilose Koti ja tuleb siit Alarile alavõit 25 sekundiga. Y'all ready for this? Sekundit on jäänud, Tomi tuleb kaasa, nüüd on viimane võistlusala, viimased sekundid, võitle. Ja nüüd ei puhka, pärast puhkate kohe saate. No nii, teeme aplausi
Nende tüdrukute jaoks, Erika ja Kristi jaoks on võistlus läbi. 23 kordust on tehtud siin juba. 26 kordust on tehtud siis Airel. 5 sekundit! Nii, praegu see on korralikult selja täis, ega see lihtne ei ole ja tulevad millised tulemused. Maarja tegi täpselt 25 kordust, et Kristiga omavahelises võitluses see üks punkt läks tema kasuks, nii et ja 29 punkti Aire läks praegu liidriks. 29 punkti, Aire on liider. Heiklus käib Jõgevamaa Rammu naise tiitlile 45 jõusport rahva rammusarja esimese etapiga. 2 etappi veel ees. 15 sekundit jäänud! Esikoht saab 150 eurosest kaardi. Minna endale ostma korralikult varustust. Et järgmisel võistlusel veel parema varustuse alla ja läheb viimased sekundid. No nii, lõpuks on see teenitud aplaus ja päästev kohtuniku vile. Niimoodi 27 kordust tegi Ave ja Lille tegi 33 kordust, läks liidriks. Siin on kõige kõvamad naised praegu. Teie ees tänasel päeval. 33 kordust on pärit tulemas Kurti naine järgi ja kestised Eesti naised. 15 sekundit! Naisele saa allanda, tuleb panna kõik, mis on. No nii, läheb viimased kordused, kohe saab aeg läbi. Kohe saab aeg läbi. No nii, kes võidab viimase alates võidab tiitli ja nüüd on aeg. No nüüd on aeg. Need naised mõtlevad, miks kurat ma pean seda kangi nii palju tõstma. Süda võib seisma jääda niimoodi. No uskumatu. Mari tegi 41 kordust. Ja Marelin tegi 44 kordust. Pärast puukate mehed. Läks tõmba lõpuni. Siin ei ole sul IPF kohtunikud koha peal, siin piisab, kui sa lohistad üle põlve. Tähtis, et lõpuks põlved sirgu on. No nii. Silver sai kirja 6 kordust ja Siim Ala teeb 16 kordust. Kui on puhtalt jõutõmbega tegemist jõudustmipõstel, seal nii teha tohi, aga siin nii saab. No nii, 6 kordust oli Silveri tulemus. Õlad taha, põll sirgu. Õlad taha, põll sirgu, õlad taha, põll sirgu. Põll ka sirgu meestel ja vot nii. Siis on korrektne sirutus, aga no mis sa ütled, Joosep on pikk mees, ega pole lihtne seda astus sinna kõrgele. Mõni lühem mees võib võtab rinnale juba sama võrdluse peale. Mõlemad mehed teevad kindla peale, kui nad teavad, et see kõige tugevam ala ei ole, siis jääb kohe kiirustama. Teen rahulikult, kasutan kõik 75 sekundit ilusti ära, aga teen kindla peale, jagan oma jõudu, mõistlik. Nii, ei pea Kristo veel loobuma, aeg on. No nii. Kristo tegi 5 kordust ja Alex tegi 6 kordust. Et pigem on just selline jõu vastupidavus Mihkli trump. 15 sekundit! No see näitab ainult mehe tugevust, nii et väga võimsalt pakub konkurentsi samamoodi siin suhteliselt kerge kaaluga mees, aga väga võimsalt 165 kiloga praegu siin mässamas on ja teeme aplausi, väga hästi mees võttis ennast kokku kogu aja kasutas ära maksimaalselt. 30 sekundit! Raido jaoks on väga oluline, iga tõste on Raido jaoks väga oluline, sest kas ta säilitab oma 3. koha või ta poolt mõni mees tuleb. Nagu ütlesin, Raido siis Põhjala maadlus tegelikult
aga maadlevad on 15 tugevad sekundit. ja suudavad hästi vastu pidada ja ei anna kergelt alla, nii et Raido näita sisu ka. Heitle, Ulvar igal juhul hoiab su tempot 5 üleval. sekundit. Jõuad veel, Raido ühe korra veel, läks, jõuad veel. No nii, teeme aplausi, mehed panid igal juhul kõik, mis sees oli praegu. Midagi tagasi ei hoitud, mitte midagi tagasi ei hoitud. Alar on siit mees, Alar alla ei anna. 15 sekundit. 15 sekundit on jäänud, 22 korda on parim tulemus, järgmine tulemus 21 kordest, siis on 16 kordest mitmel mehel. Publik elab veel kaasa, Laisson klubi ees toimub suunderaskuste tõstmine Venemaa kesklinnas ja ongi läbi saanud selle hooaja esimene Rabumehe etapp ja mina tulemust ei teadnud, mina lihtsalt rääkisin. Y'all ready for this? Jõusport rahva rammusarja esimese etapi võitja Jõgeva rammunaine 48,5 punkti. Võitja on Marilyn Jüriado, 14-aastane neiu Pukast. Treenib vabal ajal jõusportklubis, Mihkel Ruut treenib muuseas mainib mööda minnes. See kaameramees, millel on kuskil oli kõni. Ja teeme võitjatele aplausi, 150-eurone kaart kuulub ka Marilynile. Ja võitja ühtlasi ka Jõgeva rammumees 55 punktiga, 1 punktiga kõigest Timo Kuusemaa. Hea meel. Loomulikult võitjatel on alati hea meel, võitjad räägivad, et kohtunikud tegid kõik õigesti. On rõõmsad, saavad kingikupongid ja saavad minna neid varsti kulutama. Nii, kes meil siin sekretäriadis, Kaja, Janne-Liis, Ander, Janne, Helena, lähme kõik sinna ette pildi peale.